Mänguteraapia. Mänguteraapia, nagu nimi ütleb, siis tegemist on mänguga. Ja tegelikult on tegemist teraapiasuunaga, mis on mõeldud ennekõike lastele. Ja see vanusevahemik, kes on mänguteraapia sihtgrupp, on kõige nooremates kuskil vanusest 3 aastat kuni kõige vanemateni, kes jäävad sinna 16. eluaasta kanti. Aga võib öelda, et see kõik sõltub. Ja tegelikult juba ÜRO laste õiguste konventsioon sätestab selle, et lapsel on õigus puhkusele, et lapsel on õigus jõudeajale, mida ta saab kasutada mänguks ja meelelahutuslikuks tegevuseks. Mis on üldse mäng? Kui me räägime mängust, kas me räägime sellest lapse igapäevaelu kontekstis või me räägime sellest teraapia kontekstis, siis tegelikult mängu on üpris keeruline defineerida. Minule endale meeldib hästi mängu-uurija Peter Gray ja tema seisukohad mänguga seoses, üldse nagu lastega seoses. Ja Peter Gray on öelnud mängu kohta seda, et mäng on selline huvitav asi, et mäng on tõsine, aga samas ta ka ei ole seda. Mäng on triviaalne, aga samas hästi tähendusrikas. Mäng on loominguline, mäng on spontaanne, aga samas on ta reeglite ja reaalse maailmaga seotud. Ja tegelikult, rääkides siin nendest reeglitest, siis isegi kui meile tundub, et laps mängib reeglivabalt selles mõttes, et mida me peame silmas reeglita. Me peame silmas näiteks seda, et kui me võtame ühe lauamängul on kirjutatud sinna juurde, kuidas see mäng peab käima, ehk reeglid. Ja me üritame seda väga kiivalt järgida, et kuidas ikka seda mängu reeglite järgi mängida. Ja kui laps mängib niimoodi omaette vabalt, ilma kellegi poolt juhendamata, siis meile tundub, et see mäng on reeglivaba. Aga tegelikult see mäng, mida laps loob, sellega kaasnevad tema enda sees ja tema enda peas väga palju erinevaid reegleid, mida ta ise loob ja vajadusel tegelikult ka muudab. Mäng on lapselik, aga see esineb hästi paljude täiskasvanute suurte saavutuste taga. Mis tegelikult ütleb seda, et me ei lõpeta iial mängimist. Või ma võib-olla täiendaks, ütleks, et ma loodan, et me ei lõpeta iial mängimist. Ja lihtsalt täiskasvanu mängib teistmoodi. Täiskasvanu ei ole see, kes tunneb rõõmu sellest, et ta võtab ühe auto ja läheb ja sõidab sellega mööda seina ja teeb samal ajal põrisevat häält. Need on teised mängud ja ka oma töö, mida me teeme igapäevaselt, tegelikult me võiksime teha sellise mängulise meeleseisundiga. Ja Signe räägib mängust rohkem, aga mina panin siia ühe sellise võimaliku mängu definitsiooni, et mis on see, mis mängust mängu teeb. Mängu defineeritakse kui igasugust vabalt valitud tegevust, milleks motivatsioon tuleb inimese enda seest ja mis on tema enda poolt suunatud. Ja tegelikult see sama lause rääkides juba mänguteraapiast kui sellisest, on hästi oluline mõeldes selle mänguteraapia kui teraapia suuna peale, sellepärast, et meie mänguterapeutidena seal oma mänguteraapia ruumis üritamegi nende oskustega, mida me oleme õppinud, luua sellist keskkonda, kus laps leiaks üles ka selle motivatsiooni enda sees, et ise mängida. Mäng on miski, mis on nii-öelda tavalisest elust erinev, ei ole tõsine, aga haarab samas mängija intensiivselt endaga kaasa. Mängul pole muud eesmärki kui mäng ise. Mäng ei ole spetsiifiline käitumine, see on igasugune tegevus, mis võetakse ette mängulise ja stressivaba meeleseisundiga. Nii et see annab igale ühele võimaluse mõelda selle üle võib-olla, kui mänguliselt mina oma elus asju teen. Ja teisalt ka seda, et milline mäng siis on tõeline mäng ja milline ei ole tõeline mäng. Siis tegelikult samamoodi meil võib olla 2 last, kes mängivad jalgpalli või mängivad palliga. Üks mängib seda nii, et seda võib nimetada mänguks, aga teise selle mängu ei saa me pidada mänguks. Et sama vahend,
aga tegelikult see meeleseisund, see põhjus, miks ta seda teeb, võib olla täiesti erinev. Mis teeb mängu nii nauditavaks? Mäng on miski, mida te kõik teate, tõenäoliselt töötab väga suur osa teie seast lastega. Teil on endal lapsed, te olete näinud lapsi mängimas, muidugi lapsed mängivad erinevalt ja tänapäeval ma kuulen päris palju seda, et kuidas tänapäeva lapsed ühelt poolt öeldakse, et ei oska mängida, teiselt poolt, et ka neid peab õpetama mängima. Et siinkohal selle ma ütlen kohe ära, et mänguteraapia ei õpeta lapsi mängima. Mänguteraapia tegelikult võtab arvesse seda lapse loomulikku bioloogilist sellist soovi mängida ja lähtub sellest, et tegelikult iga laps mängib, aga kõik lapsed ei pruugi ja ei pea mängima ühtemoodi. Ja tegelikult ka meil tänapäeval lapsed mängivad, vanemad lapsed mängivad, võib-olla ei mängita enam selliste asjadega, nagu meie omal ajal mängisime, sellepärast, et maailm on muutunud. Aga ka arvutimäng, mida meie lapsed mängivad, on mäng. See on lihtsalt teistsugune mäng. Ja muidugi siinkohal ütlen kohe ära ka selle, et mänguterapeudi ruumis arvutimängudel selles mõttes kohta ei ole. Tänapäeval nüüd on tulnud mänguteraapia maailma arvutid seetõttu, et mujal maailmas meie ei ole väga seda praktiseerinud, aga mujal maailmas ja Ameerika, Inglismaa tegelikult lõpetas või läksid üle lihtsalt ka mänguteraapia seansside pakkumisele läbi Zoomi ja interneti, mis minu jaoks tundus alguses, et kuidas see on võimalik, aga kuidagi tuli seda teha ja hakkama nad said. Mis teeb siis mängu nii nauditavaks? Tegelikult üks aspekt on see, et mul on võimalus mäng siis, kui ma ise tahan lõpetada. Ma saan ise teha selle valiku. Ja mängu puhul on tõesti see, et tähelepanu on keskendunud niivõrd sellele protsessile endale ja seetõttu vähem nendele tulemustele, mida see mäng loob ja seda mängija meeleseisundit ei häiri läbikukkumishirm. Nii et see paneb meid mõtlema erinevate mängude peale ja selle peale, mida me võib-olla lastele loome, mida me nendelt nõuame. Et kas me saame igat mängu defineerida kui sellist tõelist mängu. Iga mäng ei pruugi lapse jaoks olla nauditav. Mängul on palju erinevaid kasusid ja otsustasin, et toon neid ka teile siin välja. Mängul on kasu lapse emotsionaalsele ja käitumuslikule arengule, sotsiaalsele arengule ja ei saa ka vaadata mööda füüsilisele arengule sellisest positiivsest mõjust. Mida siis mäng teeb? Mäng aitab vähendada hirmu, ärevust, stressi, ärritust. Kui me mõtleme sõna peale mänguteraapia, siis mis on teraapia eesmärk? Nagu ma ütlesin, eesmärk ei ole õpetada last mängima, vaid samamoodi nagu täiskasvanud käivad terapeudi juures sellepärast, et oma sellistele vaimse tervise muredele leevendust saada, siis mänguterapeut on see, kelle juures laps seda teha saab, aga tema teeb seda läbi nende vahendite, mis on tema igapäevaelu osad, läbi mille ta seda maailma lahti mõtestab ja see on mäng. Nii et vähendab hirmu, ärevust, stressi, ärritust, tekitab rõõmu, soodustab läheduse teket, parandab oskusi, tõstab enesehinnangut ja seda ilma teisi alandamata. Siin ongi jälle see, et otse loomulikult me võime näha ka mänge, kus alandatakse teisi, aga siis ongi see küsimus, et kas see mäng kõigile meeldib ja kas me saame seda tõeliseks mänguks nimetada. Parandab emotsionaalset paindlikkust, avatust, kujundab rahulikku meelt, tõstab kohanemisvõimet, arendab oskust ootamatute olukordade ja muutustega toime tulla, võib aidata emotsionaalse valuga toime tulla ja aitab õppida enesekontrolli. Ja tegelikult siin alguses rääkisin teile sellest, kuidas meile võib tunduda, et laps mängib ilma reegliteta, aga kuidas tegelikult see mäng on mõjutatud ja suunatud väga paljude reeglite poolt tema enda sees, siis seda enesekontrolli, seesama tema enda poolt juhitud mäng samamoodi arendab. Empaatiavõimet, kaastundlikkust, jagamisoskusi arendab,
muidugi pakub uusi võimalusi, valikuid sotsiaalsetes suhetes, loob sellise suhtemudeli, mis baseerub teiste kaasamisel, mitte kõrvalejätmisel, parandab mitteverbaalseid oskusi ja suurendab tähelepanuvõimet ja kindlust. Ja muidugi see füüsilisele arengule mõju, see on ka üks asi, mida võib-olla, millega lapsevanemad pöörduvad mänguterapeuti poole, ja mida võib-olla arvatakse või eeldatakse, et meie ülesandeks on näiteks arendada lapse selliseid peenmotoorikat näiteks või kognitiivseid oskusi. See on teiste spetsialistide eesmärk. See ei tähenda seda, et laps mänguterapeudi ruumis neid oskusi ei arendaks, aga see ei ole meie kui mänguterapeutide eesmärk. See on teiste spetsialistide pärusmaa. Ja muidugi need positiivsed emotsioonid, mis mänguga kaasnevad, toetavad ka laste immuunsüsteemi, endokriinsüsteemi ja samamoodi südame-veresoonkonda. Ja muidugi stressi, depressiooni, väsimust aitab mäng vähendada ja läbi sellega teatud olukordades selliste vigastuste tekkimise võimalust vähendab siis mäng. Ja sai siin mainitud motoorikat, koordinatsiooni, et parandab ka seda tasakaalutunnetust ja painduvust. Ja see suur küsimus tegelikult, mis meil on ja mis minul on, tehes seda tööd ja mõeldes mänguteraapia peale, on see, et kas meil on mänguteraapiat vaja või miks meil üldse seda vaja on. Ja ma arvan, et vastus peitub selles küsimuses, et kas meie tänapäeva maailm võimaldab lastel piisavalt palju mängida. Ja piisavalt palju mängida siis sel moel, kuidas loodus on ette näinud ühed lapsed mängima. Et tõesti see tung mängida on meie sees bioloogiline ja hästi baasiline. Ja looduse poolt on lapsed loodud ise toimetama, ise maailma avastama. Me oleme loonud maailma, mille me oleme üles ehitanud, lastega tegelemise maailma, mille me oleme üles ehitanud arusaamisel, et laps õpib kõige paremini täiskasvanu käest, kes ju kõike teab. Aga võib-olla see ei ole alati õige, et võib-olla mida näitavad ka tegelikult või mida ütleb ka kirjandus, on see, et laps kõige paremini eluks vajalikke oskusi õpib teistelt lastelt. Ja seda just läbi selle, kui ta nende teiste lastega koos mängib. Ja kui vaadatakse põlisrahvaid, siis kuidas põlisrahvaste lapsed toimetavad? Kui nad hommikul nii-öelda välja lähevad, siis lastevanematel nad võivad silmad täiesti kaduda. Nad on koos erinevas vanuses lapsed, kes toimetavad kusagil ja õpivad siis, mida nad kõik õpivad. Kõike seda, mida tegelikult eelmisel slaidil oli kus olid need mängukasud. Ka teistega arvestamist, meeskonnatööd, probleemide lahendamist, võib-olla juhi rolli võtmist, erinevate selliste rollide võtmist. See oli, ma kunagi lugesin, see oli mõned aastad tagasi, kindlasti osad teist ka sattusid seda märkama, kus see oli minu arust Indias, kus üks teadlane tegi katse, ta pani lihtsalt tänava peale ühe arvuti. Ilma igasuguste juhistete ja asjadeta. Vaadate, mis toimub, mis need tänavalapsed teevad, kes on kunagi arvutit näinud. Üpris kiiresti need lapsed ise koos mõtlesid välja selle, kuidas selle arvutiga toimetada. Nad õpetasid ise ennast ja üksteist ja selle jaoks ei olnud vaja sinna kedagi kõrvale. Nagu te teate, tänapäeva noored võivad olla kõvasti oskuslikumad arvuti ja tehnoloogiaga ringi käimisel, kui oleme meie. Mis on vaba mäng? Jälle, Signe räägib siin ka, Signe räägib mängust erinevate aspektide pealt. Et vaba mäng on see, kus mängija ise otsustab, mida ja kuidas mängida, loob ise reeglid ja muudab neid jooksvalt vastavalt enda soovile. Ja öeldakse seda, ja Peter Gray ütleb seda, et vaba mäng ei pruugi tappa meie või selle vaba mängu puudumine ei pruugi tappa meie füüsilist keha, aga ta mõjutab väga negatiivselt lapse vaimset tervist. Ja see võib olla ka üks põhjus,
mille poole me saame vaadata, lisaks kindlasti paljudele teistele, või võib-olla küsida endalt, et kas see võib olla üks põhjus, miks meie laste, noorte siis vaimse tervise probleemide esinemissagedus järjest tõuseb. Kas see võib olla see, et meie lastel puudub võimalus tõeliselt vabalt mängida? Ja tegelikult siin oli ju hiljuti ka, mis tehti uuring meie laste seas ja siis need nii-öelda nagu nooremad teismelised, kellel on mure selles, et nende jaoks ei ole meie linnaruumis kohta, kus olla. Tõesti, mänguväljakud on meil ju väikestele, sinna nad ei taha minna. Need kohad, mis on juba suurematel, on hõivatud vanemate teismeliste poolt. Aga kuhu saavad minna nemad, mida saavad teha nemad? Ja siis ongi meil, mis kohad on, kus nad käivad. Kaubanduskeskused sõidavad kuhugi võib-olla kiirtoitu sööma. Meil on isegi, ma vaatan, mina olen Tartust, et seal ikkagi ka neid mänguväljakuid leiab ja Annelinn, kus meil on palju neid selliseid korterelamuid. Et seal on mänguplatsid tegelikult lapsi täis. Aga ma näen seda näiteks oma lapse pealt, et see, mida mina tegin lapsena, kus ma läksin vabal hetkel hommikul välja ka kortermajales elades ja tulin kunagi õhtul, vahepeal käisin söömas, sellist asja, ma ei tea, et tänapäeval niimoodi oleks enam, mis on tegelikult hästi kurb. Ja trennid kui sellised ei ole lapse vaba mäng. See on täiskasvanud poolt suunatud tegevus, mis võib neile küll pakkuda nagu positiivseid emotsioone, aga me ei saa seda võrdsustada vaba mänguga. Läbi vaba mängu õpib laps looma sõprussuhteid, ületama hirme, lahendama probleeme, võtma kontrolli oma elu üle, omandama füüsilisi intellektuaalseid oskusi toimetulekuks ühiskonnas, kus nad elavad. Nii et vaba mäng on üks oluline asi, mis siis laste elus võiks olla. Ja see on see, miks ma mõtlen, et kas meil on vaja mänguteraapiat ja mulle tundub, et just sellepärast on vaja, et me ei anna lapsele piisavalt võib-olla neid võimalusi. Ja mänguteraapias on kaks sellist, kuidas öelda, suunda või. Et me võime mänguterapeut peab oskama toimetada mõlemaga. See tähendab seda, et mänguteraapia võib olla direktiivne ja mänguteraapia võib olla mitte direktiivne. Direktiivne on see, kus mänguterapeut siis nagu rohkem suunab seda, mis toimub seal teraapiaruumis. Mitte direktiivne on see, kus laps rohkem juhib seda, mis toimub. Ja mänguterapeut oma oskustega toetab teda selles ja proovib leida seda võimalust, et laps nii palju avaneks, et ta läbi oma mängu hakkaks ka oma selliste võib-olla muredega tegelema, kui nii võib öelda. Ja tegelikult ma ise ütleksin seda, et ka see direktiivne mäng, kui me seda kasutame, siis väga paljuski see võiks ikkagi baseeruda mittedirektiivsel lähenemisel. Sest et paljuga on neid juhiseid, kus laps on käinud mänguteraapias, terapeut on valinud direktiivse lähenemise ja see laps läheb ainult nii-öelda sulgub. Et me peame oskama ja teadma, kuidas neid kasutada mänguterapeudina. Nii et kui mängust saab teraapia, kuidas teha vahet erinevatel mängudel? Et siin on mul teile üks selline tabel, mille kaudu siis prooviksin teile seletada neid erinevaid selliseid mänge. Et lapsed mängivad igapäevaselt. See on igapäevane mäng, mis nende elu saadab. Ja siin on siis erinevad sellised nii-öelda mänguvormid või kus saab nagu laste aitamiseks mängu kasutada ja siin sellel teljel me näeme siis probleemide siis kogust ja seda, kui sügav või kerge see probleem on. Siin on siis vaid üksikud probleemid, kerged probleemid, mida rohkem me siia poole liigume, seda keerulisemaks ja need probleemid muutuvad lapse elus ja seda rohkem neid probleeme on. Et siin me tegeleme või siin on siis meil laps, kes on multiprobleemne ja väga nagu keeruliste probleemidega. Kui me räägime lapsest, kellel on selliseid üksikuid muresid, üksikuid probleeme, siis see igapäevane mäng, mida ta igapäevaselt oma elus teeb ja toimetab, siis see tegelikult teda toetab ja aitab ja ei ole meil vaja vaadata ühegi sellise vaimse tervise spetsialisti poole, et teda aidata.
siis meil on olemas selline mäng nagu töine mäng ja teie, kes te töötate lastega, siis see, mida teie kogu aeg teete. Et ma loodan, et te teete, lastega muud moodi väga ju ei saa, eriti kui lasteaias töötada, et me peame seda mängulisust sisse tooma ka siis, kui me lapsi õpetame. Ehk see on mängu kasutamine siis oma selle eriala raames, et logopeedid, eks ole, eripedagoogid kasutavad mängulisi meetodeid selleks, et õpetada lastele asju. Samamoodi siis õpetajad, eks ole, mõtlevad välja erinevaid mängulisi tehnikaid, et lapsed õpiksid ja omandaksid paremini seda, mida me neile õpetada tahame. Ja siinkohal need mängud võivad olla näiteks sellised, et seda võib kasutada nii mänguterapeut kui võib ka kasutada õpetaja või mõni teine spetsialist, aga mänguteraapia ruumis võib tal olla veidi teine ja sügavam teraapiline toime, oleneb, kuidas seda tehakse ja mida see inimene seal selle mängu juures last toetades nii-öelda teeb või tegemata jätab. Mulle ikka meeldib, ma koolitan ka mänguterapeute ja mulle meeldib alati öelda, et sama terapeutilise mõjuga on nii see, mida sa ütled, kui ka see, mida sa ütlemata jätad. Sellepärast, et me peame tegelikult terapeudi õppes õppima teatud asju, mitte ütlema. Nii et nendel kõigel on oma koht, kuidas ja mida öelda, läbi mille me last ka teraapias toetame. No täiskasvanud ka, aga me räägime siin lastest. Ja nagu näete, see töine mäng tihti võib aidata ka siis, kui juba on nagu lapsel rohkem probleeme tekkinud ja siin me näeme mänguteraapiat. Mänguteraapia tuleb mängu siis, kui lapsel on rohkem probleeme ja need probleemid on juba keerulisemad ja niisama sellest töisest mängust ja igapäevasest mängust kasu ei ole või ütleme, lapse aitamisel ei ole kasu. Et siis tuleb mänguterapeut, aga nagu te näete, siis ka mänguterapeut pole see, kes iga asja puhul imet suudab teha. Et mänguterapeut samamoodi peaks töötama teiste spetsialistidega meeskonnas ja see tähendab seda, et teatud probleemi puhul on vaja lapsel ka teisi spetsialiste kõrvale. Lapsi on vaja võib-olla suunata psühholoogi juurde, psühhiaatri juurde, psühhiaatriliste probleemide korral, psühhoterapeutide juurde, teiste suundade psühhoterapeutide juurde. Et näiteks trauma korral, seksuaalse väärkohtlemise korral on leitud seda, et mänguteraapiast on abi, aga on abi siis, kui ka teised spetsialistid selle lapsega tegelevad. Ainult sellest võib jääda väheseks. Nii et siin siis otsas on see, kui meil on tõesti väga multiprobleemsed ja väga paljude probleemidega lapsed ja kliendid. Mis on mänguteraapia? Kuidas mänguteraapiat defineerida? Et mänguteraapia on lapse ja terapeudi vaheline dünaamiline protsess, milles laps uurib iseendale sobivas tempos oma ruumi ja hetkel tema elu mõjutavaid teadlikke või alateadlikke mineviku ja oleviku probleeme. See on siis, selle definitsiooni on kirja pannud Janet West, kes on ka üks selline mänguteraapia suurkuju. Ja mulle väga meeldib see mõte, et mänguteraapias on mänguasjad lapse sõnad ja mäng lapse keel. Tegelikult see ütleb meile ära ka seda ja selle, et mänguteraapia selles mõttes on imeline asi, et seal ei pea rääkima. Kui te lähete täiskasvanuna psühholoogi juurde või terapeudi juurde, siis eeldatakse, et te räägite. Väga palju teraapiasuund või ülejäänud teraapiasuunad väga paljuski on üles ehitatud sellisele omavahelisele verbaalsele vestlusele, arutlusele. Aga lastega päris nii ei saa. Ei saa panna nii, nagu te filmides näete, kus on siis psühhoanalüüsist pärit tihti terapeudid, kes panevad kliendi kuhugi diivani peale pikali ja siis lasevad tal lihtsalt rääkida. Et kuna lastega ei toimi see päris nii nagu täiskasvanutega, siis tegelikult omal ajal hakkasidki erinevate suundade terapeudid, kes lastega tegelesid, otsima neid teisi viise, kuidas lastega saaks, kuidas saaks pääseda laste alateadvuseni. Ja nad jõudsidki mänguni ja mänguteraapia. Et üks psühhoteraapia suund
kust mänguteraapia on ka oma mõjutusi saanud, ongi seesama psühhoanalüüs, millest ma rääkisin. Sigmund Freudi teavad enamus inimesi või vähemalt on nime kuulnud. Sigmund Freudi tütar oli see, kes siis psühhoanalüüsis hakkas tegelema lastega ja mänguga lasteni siis proovis jõuda. Mänguterapeudi tööriistakast, millest koosneb? Siin on meil laud ka, seal on väike valik mänguterapeudi tööriistu näha. Mänguterapeudi tööriistakasti kuuluvad tegelikult igasugused erinevad asjad, millega lastele meeldib mängida. Ja seal laua taga ei ole otse loomulikult veel kogu valikut ja siia jaganud me kohale tassima liiva, aga näiteks üks asi, mis mänguterapeudi ruumis olemas võiks olla reeglina on liivakast. Ja muidugi lastele ju meeldib liiv. Ja eriti neile meeldib, kui nad lähevad kusagil siseruumis ja neil on liiv ja nad võivad sellega mängida. Et see on eriti tore ja sellised liiva sisse loodavad miniatuursed maailmad on need, mis on ka üks mänguterapeudi tööriist. Muidugi savi ja igasugused voolimismassid, käpiknukud ja muidugi joonistamised, maalimised, erinevad sellised vahendid. Ka muidugi loov visualiseerimine, lugude jutustamine, liikumine, muusika, samamoodi, kostüümid ja nii edasi ja nii edasi. Aga nagu ma mainisin, meil ei ole arvutimänge, et muidugi tänapäeva maailm on selline, et vahel võib-olla tuleb nutiseadmeid kasutada ja näiteks ütleme, kuidas mina olen kasutanud seda või miks ma olen pidanud teraapia ajal kasutama, kui mul on ruumis olemas ka arvuti, siis me otsisime arvutist juhiseid, kuidas luua nendest papist ja igasugustest sellistest asjadest 3D-prille, näiteks selle jaoks, aga mitte selle jaoks, et me lähme ja vaatame seda, kuidas kuskil mingi mäng toimub. Kuigi tänapäeval teraapiatena on isegi üks mäng on saanud ka kinnituse kui mäng, mis aitab siis keskendumisvõimet parandada. Ja teatud mängudega täiesti nagu strateegiliselt aidatakse ka aktiivsust tähelepanuhäirega lapsi. Aga need on veidi teised mängud, need mänguterapeudi ruumis ei ole. Mille puhul mänguteraapia aitab? Mänguteraapia aitab paljude erinevate murede korral, millega laps võib kokku puutuda. Et tegelikult võib öelda seda, et igasugused sellised elumuutused ja tõesti, kui neid võib-olla elumuutusi saab palju, siis see on see hetk, millal võib otsida abi mänguterapeudilt. No millal näiteks probleemid enesehinnanguga on see üks mure, millega võib mänguterapeudi poole pöörduda. Kurbus, häiritus, see võib tulla näiteks ka leinast tingituna surmast, kas kellegi lähedase surmast või siis tegelikult ka haigusega toimetulekust, lähedase haigusega, aga tahame me seda või mitte, ka lapsed ise on haiged ja võivad silmitsi seista selliste raskete teemadega nagu surm, iseenda surm, mis tähendab, et ka mänguteraapia ruum võib olla see koht, kus laps saab sellega tegeleda. Viha, frustratsioon, ärritused, vihaprobleem on üks selline, millega üpris palju pöördutakse mänguteraapiasse, nagu vihaga toimetuleku sellised mured. Siis õdede-vendade vahelised rivaalitsemised on need, millega saab mänguteraapiasse pöörduda. Igasugused muutused elus, kolimised, siia ma juurde tooksin ka kohanemise küsimuse, et näiteks ka lasteaiaga kohanemine, see on ka see, mille tõttu otsitakse abi mänguterapeudilt tihti, et aga eks see kohanemine lasteaiaga on ka seotud ju muutusega, toimub muutus lapse elus, laps peab nüüd hakkama käima mingisuguses kohas, kus ta varem ei ole käinud ja tal võib olla keeruline siis sellega toime tulla. Ja muidugi erinevaid traumasid traumad sai siin juba mainitud, nii et traumad ja traumadega toimetulek on ka siis see teema, millega võib mänguteraapiasse pöörduda. Kui pikalt mänguteraapia kestab? See on ka see, et me ei ole, tahame me või mitte, me võime tahta, aga seda pole olemas. Ei ole olemas sellist imekepikest, või imemängu,
mis teeb lapse probleemid olematuks. Ja samamoodi nagu täiskasvanutel ei pruugi ka lapsel muredega toimetulek võtta lühikest aega, vaid see võib minna kauem. Mida on leitud, siis on leitud seda, et kuni 6-aastaste laste puhul võib oodata iganädalase mänguteraapia mõju juba 4 nädala jooksul ja olulist seisundi paranemist 2-4 kuu jooksul. Arvutage kokku siis mitu korda see laps teraapias peab käima, kui ta iganädalaselt käib. 2 kuu jooksul siis tuleb kokku 8 korda, 4 kuu jooksul siis 16 korda. Et ütleme, et tihti võib olla seda ka keeruline mõista ja oodatakse seda, et kui laps läheb esimest korda teraapiasse, siis ta teab, tuleb välja täiesti teise inimesena. Aga öelge, kui teie lähete näiteks teraapiasse ja te peate seal võib-olla eeldate juba, et te peate seal hakkama rääkima ka võib-olla oma elu selliseid muresid, siis kui kergelt esimesel korral seda võõral inimesele teete. Nii et anname lastele ka aega samamoodi terapeudiga kohaneda, luua seda suhet, et ühel hetkel oleks ta valmis ka oma nende muredega seal teraapiaruumis tegelema. 10-12-aastastel lastel ilmneb esmane mõju 4-8 nädala jooksul, näete natukene kauem võib aega minna ja seisundi olulist paranemist võib eeldada 4-15 kuu jooksul. Nii et võib-olla rohkem kui aasta. Aga on ka erandeid ja tõsiselt traumeeritud lastel võib siis paranemine tõesti ka kauem aega võtta. Terapeutiline mäng maailmas ja kuidas see mäng meil siia Eestisse jõudis. Meile ta Eestisse jõudis selles mõttes Inglismaa kaudu, et ma tegelen ka täiskasvanutega ja olen õppinud üht-teist sellist psühhoterapeutilist lähenemist ka täiskasvanutele ja ühel hetkel mulle tundus, et täiskasvanute kohta nagu juba üht-teist tean, et aga lapsed, kuidas nendega on ja lapsed on mulle alati meeldinud. Ja sattusin ma ühel koolitusel kokku siis Emma Multiga, keda te varsti ekraani vahendusel kohtate. Ja sain teada, et tema tegeleb või ta oli just äsja tegelikult siis õppinud mänguterapeudiks. Ja ma tundsin tema praegust siis abikaasat enne, kui ma Emmat tundsin ja Emma oli temaga siis kaasas seal kursusel. Ja mind hakkas see asi huvitama ja mõtlesin, et ma tahan ka olla mänguterapeut. Kuidas saab õppida mänguterapeudiks? Hakkasin seda asja uurima ja mõtlesin, et lähekski õppima, aga muidugi maru kalliks läheb see ja laste kõrval käia niimoodi on üpris keeruline. Siis ma mõtlesin, et tooks siia selle Inglismaa koolituse. See oli ka keeruline, sellepärast, et ei olnud see nende mänguterapeutide assotsiatsioon väga koostööaldis ja tekkisid meil, me ei leidnud neid kokkuleppeid, kui nii võib öelda. Ja siis ma mõtlesin, et aga mida ikka, teeme siis oma Eesti mänguterapeudi õppekava ja Eesti mänguterapeudi õppekava sai loodud tegelikult Inglismaa mänguterapeutide õppekavast siis inspireerituna ja Emma oli see siis, kes hakkas meid siin vaikselt koolitama selles valdkonnas. Ja Inglismaal, kust siis Emma on pärit, kinnitas kanda mänguteraapia 80-ndatel. Ja praegusel hetkel on mänguteraapia Inglismaal selline teraapiavorm, mis võib öelda, et koolid väga ilma selleta toimetada ei tahagi ja väga võib-olla ei saagi. Muidugi on küsimused alati rahastuses, nagu nad igal pool on ja seal oleneb, kust kaudu need rahastused tulevad. Aga on olemas need ka organisatsioonid, kes vajadusel vahendavad mänguterapeute erinevatesse piirkondadesse. Eks Emma enda kohta ka mõned sõnad ütleb, aga nüüd viimasel ajal on Emma töötanudki täiskohaga mänguterapeudina, mis ka tegelikult Inglismaal on üpris harukordne, et keegi töötab täiskohaga mänguterapeudina, aga ta töötab mitme kooli peale. Ja kui me mõtleme Inglismaa peale, me räägime koolist, siis Inglismaal lähevad ju lapsed kooli 4-5-selt, meil nad on siis lasteaias. Nii et pole ka ime, et mänguteraapia vastu just lasteaiad huvi tunnevad, sest et tõesti just lasteaiaealistele lastele ja algklassi lastele on see mänguteraapia kõige sobivam. Siis on ka terapeutilist mängu mujal maailmas ja on ka Ameerikas olemas siis mänguteraapia
mänguteraapia assotsiatsioon ja nii Inglismaal kui Ameerikas on olemas ka selline asi nagu Theraplay, et inglise keeles siis play therapy on mänguteraapia ja siin on natuke selle sõnaga mängitud, et on nagu see mäng viidud siis sõna lõppu, et eesti keelde otsetõlge oleks ta siis teramäng ja meil tegelikult on juba Eestis, ma tean vähemalt paar inimest, kes on ka selle väljaõppega ja õppinud seda Soomes, aga seda kasutatakse rohkem, ütleme selliste kiindumishäirega laste puhul, teda kasutatakse siis lapsendamise teemade korral, et nad on nagu rohkem sellise spetsiifilise sihtgrupile suunatud ja lapse ja lapsevanema vahelise sellise suhte parandamisele. Eestis siis esimesed täiendkoolitused said meil tehtud juba päris sammu mänguteraapia alal, aga esimene pikem väljaõppekoolitus leidis aset 2009. aastal ja siis oli meie mänguterapeudi õpe 1-aastane, mille peale tegelikult kui võrrelda Inglismaa õppekavaga, siis see oli kõvasti pikem kui seal mänguterapeudi väljaõppe ette näeb, millega tööle saab asuda. Aga nagu ma ka algusest peale siis ütlesin, et tõenäoliselt see nii ei jää ja tõesti see nii ei jäänud ja alates siis 2019. aastast siis on mänguterapeudi õpe 2-aastane ja esimene grupp 2-aastase väljaõppega mänguterapeut on ka lõpetanud. Ja sellest aastast eelmisel kuul alustas oma 3. aasta supervisioonil baseeruva õppega ka siis esimene grupp õpilasi. Nii et selleks, et ka teiste teraapiasuundadega natukene rinda pistega, et olla nagu tõsiselt võetav, siis ka mänguterapeudi koolitus on põhjalikum ja on ka pikemaajalisem tänu sellele. Ja me näeme tegelikult, ega see teine aasta ei tulnud niisama, vaid see tuli tegelikult reaalsest vajadusest. Ja 2018. aastal, kui see teine aasta mänguterapeute alustas oma õpingutega, siis ei jäänud midagi muud üle, tekkis vajadus ja lõime ära ka mänguterapeutide ühenduse ja sellest aastast, 2018. aastast eksisteerib siis Eesti Mänguterapeutide Assotsiatsioon. Ja loodame, et ta kestab veel kaua ja suudame teha suuri tegusid. Küsimus on selles, et kas saab ka ilma mänguteraapiata? Tegelikult saab, aga ma arvan, et tänapäeva maailmas on hea, kui mänguteraapia olemas on. Kui meil on midagi sellist, mille kaudu me saame aidata last ja mis on veel kasutab selliseid vahendeid või meetodeid, mis on lapse jaoks niivõrd loomulikud. Ja tõesti, need on jälle tegelikult Peter Gray mõtted, et lapsed ei vaja rohkem koolis käimist ja õppimise aega. Et võib-olla nad vajavad paremaid koole, aga mitte rohkem aega õppimiseks ja koolis käimiseks. Lapsed vajavad rohkem aega mängimiseks. Nii et tõesti, me oleme võib-olla loonud sellise maailma, milles on hea elada täiskasvanutel ja nüüd on see küsimus, et kas me suudame siit edasi luua ka sellise maailma, kus ka lastel oleks jälle hea elada. Ma tahaks loota, et me ühel hetkel jõuame sinna, aga lootus sureb viimasena, proovime. Ja me näeme seda, kui palju teid täna siin on, mis ütleb meile seda, et te hoolite lastest, te hoolite mängust, nii et me kõik saame mingisuguse väikese panuse sellel teel anda. Sest läbi mängu õpib laps võtma selles maailmas vastutust, mitte ainult pelgalt maailmale reageerima. Läbi mängu õpivad lapsed inimeseks olemise kunsti. Nii et sellepärast me teile täna mängust räägime ja sellepärast me mänguterapeutidena tegutseme, et olla laste jaoks olemas. Kui keegi soovib leida mänguterapeuti, teate, nendega on jama. See jama on, et meid on vähe. Meil ei olegi tegelikult nii vähe, aga me ei paista silma sellepärast, et meie mänguterapeudid tegutsevad asutuste siseselt ja ei saa niimoodi iga kell ja igal pool minna näiteks tasulisele mänguterapeudi vastuvõtule, sest et kas nad töötavad oma lasteaias või töötavad mingisugustes kliinikustes, kus nad võtavad seal vastu neid kliinikute lapsi. Et sellepärast ei ole väga palju mänguterapeute niimoodi
pakkuda kõigile, aga meid tuleb järjest juurde ja leiab mänguterapeudid, kes tegutsevad meie ühingu lehelt, mis on siis www.manguterapeudid.ee ja teie olete kõik oodatud, kui tahate meie tegemistega kursis olla, siis Facebooki, kes kasutavad, minge pange like meie lehele ja saab liituda ka meie infolistiga, kuhu me aeg-ajalt saadame infot, siis kui meil midagi huvitavat on toimumas. Ja mänguterapeudis, kui keegi tahab õppida, siis praegusel hetkel saab siis Tartus Anneli Sootsi koolituse tervisekoolis õppida, aga koroona tegi oma töö, nagu te teate, mis tähendab seda, et õppida saab alles uuel aastal ja seal kevade poole, et kohe ei saa õppima asuda. Saate veel veidki mõelda, need, kes tahavad õppima asuda.